Mäletan väga täpselt seda 2 aasta tagust aega, kui peale gümnaasiumi lõpetamist tuli vastu võtta suur otsus edasiste õpingute osas. Uus kool, uus linn, uued inimesed, kõik oli võõras. Praegu olen äärmiselt õnnelik, et minu otsused ja valikud on toonud mind just siia, Tartusse, Tartu Ülikooli geenitehnoloogia erialale. Esimene kursus keskendub tugeva vundamendi loomisele. Õpitakse palju reaalaineid nagu matemaatika ja keemia, viimast lausa 5 erineval moel. Üldkeemia, orgaaniline keemia, keemia alused, füüsikaline keemia ning biokeemia. Kui sa veel keemia ja matemaatikaga sina peal pole, siis esimese aasta lõpuks oled kindlasti. 2 järgneval kursusel on rohkem rõhku praktikumidel. Süvendatakse oluliselt ka teoreetilisi teadmisi molekulaarbioloogias, viroloogias, geneetikas ning paljudes muudes erialastes valdkondades. Geenitehnoloogia õppekava hõlmab endas palju põnevaid praktikume, kus saavad üliõpilased selgeks laboritöö alustalad ning ettekujutuse geenitehnoloogilistest uurimismeetoditest. Praktikume on mitmeid biokeemiast taimefüsioloogiani ning seal ei hakka kunagi iga, sest need on väga vaheldusrikkad. Näiteks saad ühel päeval määrata tundmatu bakteri tüve, teisel päeval viid läbi nukleofiilset atsüülasendusreaktsiooni, nakata toonvõrdüve faagiga või määrata Tartu koduta loomade varjupaigas kasside genoome. Tartu on Baltikumi ainus tudengilinn, mistõttu on üliõpilasel siin vaba aja veetmiseks palju võimalusi. Lisaks sellele on võimalus liituda korporatsioonide ning erinevate seltsidega, kus tutvuda uute toredate inimestega ning nautida tudengielu täiel rinnal. On olemas ka erialaseltsid. Geenitehnoloogina saad sa liituda näiteks bioteaduste üliõpilaste seltsiga, mille eesmärgiks on populariseerida teadust, osaleda õppekavade arendamisel, luua üliõpilaste seas kogukonna tunnet ning korraldada põnevaid seminare ning muid seltskondlikke üritusi. Kindlasti on mõni teist mõelnud, et tahaks seminari või 2 veeta välismaal õppides ning enda kogemuste pagasit täiendades. Aga miks mitte? Ka see on Tartu Ülikoolis võimalik. Võib-olla oled unistanud geeniteraapiaga tegelemisest või hoopis vähiravimi väljatöötamisest. Tahaksid töötada kriminalistikalaboris või hoopis põllumajanduses. Äkki oled just sina see, kellest saab järgmine Nobeli preemia laureaat. See kõik on võimalik. Geenitehnoloogia lõpetajatel on valikuvõimalusi palju.